Me oleme harjunud sellega, et oma aiataimi me turgutame ja väetame pigem kevadel või suve alguses, et anda neile jõudu õitsemiseks, viljade kandmiseks. Kuid sama oluline on taimede eest hoolt kanda ka siis, kui on suvile lõpule jõudmas ja sügis algamas. Täna räägimegi sügisväetamisest. Kuidas siis selle sügisese taimede turgutamisega on? Kas oleme hiljaks jäänud või on paras aeg? Tegelikult mulle meeldis, kui ma arvan, et see oli mingisugune 17 või 15 aastat tagasi ilmusid meil müügile aiakeskustesse sellised toredate nimedega väetised. Kevadväetis, suveväetis ja sügisväetis. Ehk tegelikult jah, taim tahab ikkagi ka sügisel midagi saada. Meie taimed hakkavad sügiseks valmistuma tegelikult kusagil augusti keskel on see viimane aeg. Mida tähendab valmistumine sügiseks, ongi see, et viljapuudel, maasikatel, marjapõõsastel arenevad järgmise aasta pungad. Nende sees on siis õiepungad edasi, et see on siis see alus, mis pannakse järgmise aasta saagile. Samamoodi osalevad siis fosfor ja kaalium ju nendes säilitusorganites, millega taim peab üle talve elama. Ehk igasugused mugulad, sibulad, mis peavad sinna mulda tekkima. Samuti tekib ju siis tärklis lõpuks sealt, sest tulevad suhkrud. Ja kõik see aitab nagu taimel paremini siis vastu talve ja seda rasket talve üle elada. Ehk eelkõige, kui me räägime sükese dekoratiivhaljastuse poole pealt, roosid tahavad kindlasti saada, meie okaspuud tahavad saada, et see parandab taime puitumist ja eelkõige vähendab ta siis sükest ebameeldivast talvest tulenevat stressi, kus siis külm, soe vahelduvad pidevalt ja see vesi, mis on, küll ta jäätub, küll ta sulab, jäätub, sulab ja sellega ta lõhub siis ära. Selle sama maapinna koha, kus ta siis maasest välja tuleb, tekivad koorevigastused ja sealt edasi igasugused haigused. Et jah, et sügisväetis siis tõepoolest vähendab taimedel sükest stressi. Substraalil on olemas sükene hästi peene graanuliga aia ja muru sügisväetis, mida võib siis tegelikult rahulikult panna veel poole septembrini ja taim saab ka siis ette valmistatud juba see aasta selleks talveks ja kõik need asjad sealt seest kätte. Kes nüüd väga hiljaks jääb oma väetamisega, siis on olemas sügisväetis ka lahustuva väetisena, siis Substraal Miracle Grow sügisväetis igihaljastele ja teistele taimedele on hästi lihtne kasutada. Saab eelnevalt siis lahustada vees, 1 või 2 grammi läheb liitri vee kohta ja sellega taimi 1 või 2 korda nüüd siin sügisel veel kastes on siis kõik ettevalmistused talveks tehtud. Mida kõik üldse sügisel väetatakse? Üks asi on nüüd see sügisväetis, millest me rääkisime, aga tegelikult on ju aiakeskustes praegu suures valikus igasuguseid puidpõõsaid müügil, mida samamoodi saab veel istutada, et sinna alla siis võib kasutada nii pikataimelist väetist osmakõuti, kui ka siis on olemas sükene, ta on küll muru pildiga ja muru startväetis, mis siis soodustab just taime juurdumist ja tegelikult peetakse sügist just muru rajamisel kõige paremaks aastaajaks. Kõige vähem on õhus igasuguseid umbrohuseemneid, mis meil selle muru külvi võivad ära rikkuda. Ja teiseks on meil lööd juba piisavalt, külmad, et meil tekib kaste maha ja meil on see oht, et see külm meil ära kuivab praktiliselt olematu. Et just jah, et kasutada siis seda muru startväetist nii taimede istutamisel kui ka muru külvamisel ja siirde muru mahapanekul. Kuidas näiteks selliste suuremate puude väetamine käib, et kui palju seda sinna panna ja kuidas see sinna suure puu juurteni jõuab? Graanulväetisel on tegelikult kasutusnorm peale kirjutatud ruutmeetri peale. Kui ma väetan oma maasikaid, oma püsililli, siis vastavalt sellele ma seda kasutan. Aga näiteks suurte viljapuude puhul on kõige lihtsam, et me ei väetaks seda muru seal all. Teha viljapuu siis võrapiirile, tehakse maapinda kusagil 10-15 sentimeetri sügavused augud, iga 40-50 sentimeetri tagant ja vastav väetise kogus, siis, mis selle taime ruutmeetritele sobib, pannakse siis nendesse aukudesse. Ja enne, kui me need augud siis kinni vajutame, on soovitav ka sinna siis kastne peale panna. Ehk siis ruutmeetrid on nii-öelda selle võrapindala maa peal. Jah, ja nüüd me jõuame selle juurde, et otsige üles oma lapsed, kes lähevad kooli ja kuidas arvutada ringi pindala. No nii, ärme siis tomatite korjamise ja õunamahla valmistamise vahel unusta, et taimi oleks õige aeg hakata ka talveks ette valmistama, et ka järgmine aasta nad õisi kannaks ja vilja kannaks.